Daamid ja härrad, tere tulemast Rae gümnaasiumi esimese lennu teravaima klassi omavahelisse kohtumisse, kus vastakuti lähevad meeskonnad ühest ja samast klassist, mis on tundmatul põhjusel lõhestunud. Mõõtu lähevad võtma G3B tiim Sirle ja G3B tiim Kristi. Aga alustame kohe tiim Sirle allkrivistusega. Postide vahel alustab 3 jalaga vanarahu ise Marten Vesi. Kuradi vasakukäeline, nii paljud on tema pärast söögilauas kohast ilma jäänud. Parema äärekotsi koha võtab sisse Tomi-Erik Otto, klassi paremuselt esimene Otto. Nilli Sellerini 3 aastat ja lõpuks sai, mis tahtis. Loo moraal, ära anna kunagi alla. Valmis lõhkuma keskkaitsest, see on tünn, Adrian Toomik. Seda vaja minevat nahaalsus on ta näidanud kekatündides, aga kitikoer nagu ta on. Kõik küsimus, kas üldse platsile jõuab. Liisi Tamm. Öeldakse noorest peast, et julge erineda. Liisi on kohe kindlasti suutnud seda teha. Vikerkaare 7 värvi näeb tema juuste kõrval nagu poisike välja. Vasakveitse rolli täidab Urboja lemmik Jessica Värk. Ta parbelik välimus paneb mõtlema, kas Margo Robbie oli ikka see õige valik. Mängumootor Infinite Staminaga uue peal on Rico Biel. See vend armastab slide tackle'it, eriti duširuumis. Ja just tema siledus teeb temast tänase võtmemängija. Poolikuliini on usaldatud tiimikapten Anni Põldmaa. Anni on ka kapten oma võrkpallitiimi Rae Viastoni eest ning võib öelda, et see naine teab palle osavalt käsitleda. Ja ei mingid üllatusi, Anni kõrval ei keegi muu kui jutumees Gert Laanemets. Laanemetsal on raskusi suu kinni hoidmisega ning kannatab sündroomi käes, mida Mare Tahk omal ajal kutsus krooniliseks mölavidamatuseks. Paremal äärel alustab niikidest kõige niikim, nägemise final boss Tormi Kull. Legend räägib, et esimene maailma langenud meteoriit oligi just Tormi tisside vahele. Vasakul äärel Angry Ginge, Mr. 1 kord 6 koolis, Marek Eesaru. Käib koolis nagu ingi haldab. See on mees, kes ei tuleks oma sünnipäevalegi kohale. Ja rongi vedamas täna tipuründes on Gregor Kangur. Charmantne, nägus, karismaatiline. Mida sellel mehel ka poleks? Töötavad südant. Õige jah. Pingit valmis mängu sekkuma Kertu, Elina ja Romi. Siin on ka väike statistika Elina kohta. Elina average keskmiselt 17,8 kimulkäiku tunni kohta. Uskumatud numbrid. Samuti on oodata pingilt sekkuma kiskjate tuot Otto Klaasi ja Robin Andra Mandrit. Neid iseloomustab kõige paremini. Tsitaat, vanus on kõigest number. Siin on ka näha tänast koosseisu täispildis 4-3-3 formatsioonis. Peatreener lihtsalt see loomulikult üks ja ainus Sirle Urboja. Mis sa arvad sellest line-upist, Rico? No ma vaataks, et see tiimi tugevus on kindlasti poolikuliin. Et seal on nagu päris teravad vennad, aga kui ma nüüd vaatan neid ääri, see on minust see tiimi nõrkus. Et see mäng jääb otsustada, ma arvan, et tipuründaja Gregori peale. Mis sa arvad ise? Ma arvan, et kuna Madis on väravas, siis see värav täna on kaitstud. Kindlasti. Aga vaatame ka, viskame pilgu peale ka mängu favoriitide, tiim Kristi line-upile. Puuris alustab oma kõvera selja ja kiisu refleksidega Kasper Sebastian Saaremets. Huvitav otsusta väravasse täna panna, arvestades, kui paljud ikkagi skoorida on suutnud. Ma ei loeks lastesse skoorimist skoorimiseks. Kus kelledagi? Paremas kaitses alustab prillipapa Karl Robert Toome. Oma libeda kurgu ja suurte tissidega pakub Karl nii mõnelegi naisele konkurentsi. Võta seda, kuidas tahad. Esimene keskkaitse on Tomi lemmik Eleri Naru. Creeper, Spider, Zombi. Aga tema lemmik on Skeleton. Ei tea küll, miks. Vasak keskkaitse rollis pikkade koibadega Temu Van Dijk ja discgolfi kuningas Björn Marrandi. Naised lendavad talle DM-edesse sama kiiresti nagu discgolfi ketas. Vasakesse rollis täna Fortnite ja Nintide spetsialist Gert Markus Lindberg. Tähtajad on tema suurimad rivaalid. Väidetavalt Kristi ikka ootab tema teed-tolki. Paremal äärel on koha mugavalt sisse võtnud Lisandra Kass. See kiisu ei nurru. See kiisu kriimustab. Kahese poolikuliini täiustab võimsa mullerti ja pirtsak iseloomuga Dominik Semmel. Nagu õige koopa inimene ei ole ka Dominikul ühtegi asja, millega ta hakkama ei saaks. Ja poolikuliin jätkub Perit Odari näol. Salaskattel võime öelda, et üldarvestuse vood Perit G3B klassi kõige ilusamaks tüdrukuks. Palju õnne! Vasakul äärel Neymari koha peal võtab koha sisse Kuunivöö omanik Kennert Linamaa. Oi, milline iludus. Kahju lihtsalt, et ainult meestele peale läheb. Tipuründes suure isu ja kondiga The man, The myth, the legend, Robin Hiin!
ilma temata ei oleks G3B klassi. Ning Voldik kõrvalt tipurünnes väravad millimas on klassivanem ja tiimikapten Mattias Värva. Alati parimas meeleolus. Mati on iga naise wet dream. Ja pingilt valmis sekkuma Aruküla hirm, Lisette-Marie Siimberg ja kummitus Puu. Üllatus, üllatus, Puuvad pole jälle kohal. Mati, pane nüüd silmad kinni. Pingil on Tessa Lisette Toome. Wow, ei pildista. Tessaga valmis mängu muutma on klassivanema sekretär Miia-Maria Katai. Siin on ka näha tiim Kristi line-upi. Peatreener Kristi Küljastinen on valinud vanakooli 4-4-2 formatsiooni. Õige Brexit jalgpall. Ma usun, et kuna vastamisi on 2 väga tugevat koosseisu, siis jääb mänguseis puhtalt mängijate enda teha ning kes näitab väljakul rohkem iseloomu. Toome teieni ka mängijad, kes täna tiimipüss maha jäid ja peavad tribüünilt mängu pealt vaatama. Kevin Tiido. Pidas vastusel pool aastat, kuni läks edasi eluülikooli. Chiara Keiti. Tema teekond lõppes meie seas pärast esimest kuud ning transpordi raskuste tõttu pidi minema tagasi oma koduurkasse, Kohilasse. Ta oli low-key bad. Ära arva, et me sind unustasime. Madli Loorand. Tema püstitas rekordi, olles meiega vaid mõne päeva. Mis tegi asja veel mõrudamaks, oli see, et ta liitus just meie tulirivaalidega, C-klassiga. Tagasi vaadates oli see kohutav diil. Vastu saime C-klassilt Gert-Markus Lindbergi ja nüüd siis ikooni staatusega klassivanema mehe, kellel kõik alt üles vaatavad. Kõigi lemmik Mattias Värva. Aga see on täna meie poolt kõik. Meeldivat video jätku. G3B. Kui kasutaks L-tähega omadussõnu, siis laissad, lõbusad, lärkad, lobisejad. Nad on hästi ägedad, nad julgevad riskida, nad julgevad teha lollusi ja nad ei karda teiste üle nalja teha ja nad julgevad enda üle ka nalja teha ja enda üle naerda. Täiesti putsis. Ma ütleks, et ma olen tegelikult sellised nagu vahepeal nagu vaiksed. Meil on nagu siuke poolklassist on siuke ekstrovertne ja poolklassist on väga introvertne nagu ja siis ongi siuke müür on inimeste vahel. Me nagu oleme ühtne, aga nagu samas ei ole ka. Ma ütleks ka seda, et võib-olla väga mehine. Nagu maskuliinne ja et nagu keegi just ütles, et tüdrukud jäävad väga varju. ja väga varju. Tüdrukud on sellised vaiksemad ja siis need poisid on seal kõik, neid on nii palju ja nad kogu aur läheb nendele poistele, tüdrukud lihtsalt nagu 10. klassis oli ikka tükk aega tegu, et neid nagu tunnis nagu saada natukene midagi tegema. Ma ütleks võib-olla seda, et kui me olime seal Pärnus klassireisil ja siis läksime magama kõik koos, siis kuuleme lambist, kuidas Berit lihtsalt karjub. See oli Viljandis. Oli Viljandis? Ei, see oli Viljandis. Okei, karjub ja siis, et tal on mingi puuk kõhu peal. Ja siis me mingi tund aega üritasime leida asju, millega selle ära võtta. Ja siis lõpuks tuli vist Dominik mingi, mis ta mille tõi? Mingi kala, mingi õnge, mingi lõikamisasjad või ja mingi tangid. Ja siis terve klass oli lihtsalt kuskil Beriti kõhu juures. Ja üritasime ära saada ja siis lõpuks tuli keegi lauaviimaga ja siis vastasid seda. Siis kui me olime klassireisil Otto Närvi Martiniga koos, me viisime laudasid ta maja ette. Seda sai väga kurjaks. Ja mul suht kindlalt, kui Iin tõmbas savust ennast täiesti üle klassireisil ja läks magama. Mulle meeldis see, kui me tegime klassireisil neid tierliste seal saunas. Mulle väga meeldis see, kui nagu Iin ennast känni tõmbas, ma sain temaga Naito-Ivanu koos teha. Mina ütleks, et klassireisidel kõik koos võrgu mängimine või need konumatkad, et need on võib-olla kõige meeldejäävamad. Mulle meeldis see, kui me viimasel klassireisil käisime skinny tippimas. Äkki see, kui me oli Fight Club või? 10. Lihtsalt söögikal mingi kari vendasi läheb mingi, mis selle maneesi ja lihtsalt vaatad, kui 2 venda peksavad üksteist. See oli suht norm. Mingi õps mingi ära ei keela meil seda lõpuks seda. Miks see üldse nagu Te ühte vahel seal. Ja sporta oli ja. Meil oli vahepeal see Keka kardekas üldse see. Nad peksid üksteist seal duširuumis. Rääkides duširuumis, siis kindlasti pärast igat Kekat või
nimetama, aga teatud poisid slaidisid siis põrandatel alasti. See, ei no, seal ikka natuke oli veel. Seal oli põrandal on siis panid mingit seepi. On ikka libe oleks. Lasid tervase kuradi sita lasid vett täitsa, panid seepi ka, et libedamaks. See on päris hull oli. Kui ma mõtlen nagu esimene asi, mis mul pähe tuleb, siis mul meenub kohe see, et kui Iin käis Jüri Konsumist toitu varastamas ja ta müüs seda edasi meie klassikonnast. Et seda ei tahaks tegelikult seal suure pildi ees kõigile. Ei, aga samas on see ka. Apparently, ma lihtsalt kuuldan. Tegelikult mulle väga meeldis see, kui Remeti tundi keegi hilines, siis pidi planku või käte kõvertsi tegema iga minuti pealt, mis ta hilines. No minu meelde on Paap Kõlfani. Me ise kordasin seda. Ja klassikaaslasest. Täiesti täis. Oli päris tore näha neid kõiki seal. Tormi tundub siuke vaikne vend, aga tegelikult on nagu siuke joodik nädalavahetusel täitsa uskumatu. Ma arvan, et mu lemmik oli filmi ja kui me koolis olime terve. Kuidas sul, Marek? Ma ütleksin, et koolis sees mu lemmik hetk oli siis, kui ma puudusin, aga selles mõttes nagu kodus oli päris põnev olla. See ka võib-olla, kui me ükskord käisimegi driftimas ja siis me juba olime ära sõitmas ja me nägime, et vastu sõitsid vist. Ja see oli see roolis ja ta oli roolis ja sõitsid meile vastu ja siis me saime kohe nagu snappi, et keegi on kraavis. Sõitsime tagasi ja siis nad astusid sealt autost välja nagu mingi 9 inimest vist. Ja siis mingi auto tuli ja siis hakkas neid sealt välja. Ma ütleks, et Iin. Trooli ja Iin jääb kõige rohkem arvatavasti meelde, et tema oli. Ilma tõmmata ei oleks meie klassi, mis ta on nagu olnud. No Iin on ikka selles mõttes klassi süda. Kõik teevad Iini ümber. Tema peale saab alati naerda nagu selle. Ma ütleksin 4 silmikud, sest ma ei leidnud nendega. Ma ütleks, ma arvan äkki Tormi või Karl, sest et nad aitavad matemaatikas kui küsimusi. Sul on lihtne öelda oma vend. Ma ütleks ka Tormi, sest on matas palju aidanud. Ma ütleks kindlasti Tormi, sest muidu lihtsalt matemaatika tuleks hästi välja. No heitis Tormi heita. Ta on siuke kuradi inside beef selle on. Tormi on siuke nagu chill vend. Tormi on... Mina ütleks Jessica, sest et Jessica on alati kõigeks valmis. Mulle tundub vähemalt. Ma ütlen sellise karakteri, keda ei kuule, ei näe, kes on nagu kummituse, kes teab, kes see on, kes seda teab. Ma ütleks, et Gregor on minu arvates ikka väga tore poiss. Aga ma ka austan Hugot, sest et ta mõistab minu ülesannet koolis, mitte kohal kui jää. Mul on nõrkus Tomi Erik Otto vastu. Ta on nii nunnu, ta on nii tark ja ta isegi ei taha telefonis tunni ajal olla. Sul läks väga hästi. No mina mõtlen, kelle nime ma esimest ära õppisin. See oli ma ei saa öelda, kas ta nüüd lemmikkarakter on, aga ma arvan, ta on see inimene, kes kindlasti jääb meelde. Ma ütleks Karl. Ta on siuke tšiki, kui kihvt kuju on. Viib su koju ka vahepeal. Jaa, kogu aeg. See vist aitab kaasa sellele. Ma saan räägida. Ma ütleks Iin. Jah, või siis mingi Mattias, sest ta teeb nii lolle nalja lihtsalt. Mingi out of pocket lihtsalt ütle midagi rumalat. Robin ikka, Robin on ta ära. Ta lihtsalt teeb suht palju nalja ja käib närvidele sulle, aga nagu heas mõttes käib närvidele. No minu lemmik on Mattias. Ta on selline. No, alati rõõmus, noh. Alati selline, noh. Rõõmumaid tuletust õigub teha ikka. Ja ta on väga loovaid ideed. No ma ütlen Valekas, sest et Kertsis, sest et ta on suht muhe vendik. Mina ütleksin Robini. Adru äkki. Adru on suht chill. Adru on nagu, ta on nagu norm, aga tal on ka päevad. Tal on reaalselt päevad, tal on nagu mingi nädal aega kuus, ta on nagu räigelt muid. Ma ise ütleks Dominic, see on väga chill vana. Kuni jah, sa matad teid aega. Siis ta lihtsalt hakkab karjuma. Ma ütleks siis ka võib-olla Gert.
kõige rohkem võib-olla suhelnud nendega, temaga siis väljastpoolt. Jaa, seda on lihtne. Jah. Ma ütleks, et kas siis Karl või Laanekas, siis kuidagi, ma ei tea, suhted nendega vahepeal. No, ma olen Gregor, kuna ma olen Mata suht ühel joonel nagu. Mart, mu lemmik on Kasper. Just sellepärast, mida ta seal 10. klassi alguses korratas. Vaatas aknast välja, väikseid lapsi. Sa siis nagu samastud temaga selle? Ei, ma just meeldib, et ta julgeb erineda. Okei. Ajalõps. Laurents. Jaa, vot. Laurents. See oli pull. Ta küll karjus mu peal päris palju, aga... Bender. Jaa, Bender on Siuke nunnu siuke toetab ja. Jaa. Ma tahaks võib-olla isegi Bender öelda. Bender on väga tore. Aga ma ütleks Bender või Kruuk siis näiteks äkki. Bender on ka hea laps, aga kummast tundis nagu lõpus. No, aga asi on, ma arvan, selles aines nagu lihtsalt. Aga mõtle, kui sitt on tegelikult eesti keele tund ja kui igav see on, aga ta on isegi suutnud nagu natukenegi anda. Aga kusjuures nüüd uus õpetaja, kirjandusõpetaja on ka tegelikult suht nice. Mulle meeldib. Täitsa tore, jah. Kruuk. Mul on Kruuk, jah. Kärt. Ma ütleks Bender. Kärt ja Bender on head, aga ma ütleks Marika Ploi, sest et ta aitas keemias nii palju, et seks on ära teha suht lõbel. Ma saan kohe ära öelda, et Kruuk ja Tahk. Love Tahk nagu. Kruuki või Benderi tunde? Bender tunde. Ja kui me tegime ägedaid asju. Me ei ole tema kunagi ägedaid asju. Okei, Bender, hea õps, tore inimene, tunnid kohutavad, sorry. Ma ei suhtleks seal olla. Ma ütleks veits sama isegi. Minu arust see on nii hullud, aga ma ei tea. No see 12 oli. Päris igav. Aga õpetaja ülinõud. Jaa, jõpselt ütleks läks. No, Bert Luhn on minu. Bert Luhn ja ma alati tema tunnid on põnevamad kui teised film. Kas see on huvitav see, huumori meelega, ta õpetab naljakat õppeainet ka? Ma ütleks kindlasti Marianne Kink, kõik vihkasid teda, aga ta oli tegelikult väga äge õpetaja. Et meie inglise keele õpetaja Anna. Jaa, ta on selline õpetaja, kes vaatab sulle otsa lihtsalt. Nagu tahaks vastu naeratada. Jaa, ta on nii soe, tore, sul ei ole see kardlanud seda. Jaa, aga ma ütleks Liisa ka, meie kekkaõpetaja, et jube sõpsiks sai kuidagi. Ma tooks välja veel Evelin Suloja, et ta on küll S-at aastat meil, aga ta on siuke hästi armas ja siiras õpetaja. Minu arust oli täna tuli tegelikult see kõige meeldejääv ütlus, kui Otto Klaas jäi järjekordselt hiljaks ja ma tegin talle selgeks, sest tulevikus naiski, naine ei jõua oodata ära kohtumisele. Ja ta ütles, et ta päris elus ei hiline. Järelikult koola mänguelu. Ta ei ole seda põhjendust mulle kunagi toonud. Ta oli täna. Mis on kõige meeldejääv ütlus õpilaselt? Õpetaja. Need peaks ette. Õpilaselt. Meil ei ole mingit ütlusi meeles, aga mul on nagu mingi paar hetke meeles. Esimene hetk on see, mida ma isegi avastasin oma telefonist üks päev selle pildi, et ma olin teinud pildi, kus Gert ja nagu Laanekas ja siis Robin Mandri istuvad esipingis ja hoiavad väga nagu sellised sensuaalselt käest kinni. Mis on kõige jääv? Kas võib-olla see ongi, mis on kõige meeldejääv ütlus õpilaselt? Nagu meile või? Ei no, üleüldiselt kes meist on midagi öelda, mis on meeldejääv? Kus see oli lahti üldse? Ma küütselt. Ma ei tee üles. No minul on muidugi meeles see igavesti see, et Vänder, kus sa oled? Vänder, jälle sa jood, poisid, hakkame tuld tegema ja et keskaeg on väga ebasillerdav. Marek, mäletad, et sa selle kirjutasid, jah? Me ei oska vastata selle küsimusele. Teine mingi siukene, kus mul oli nagu väga mingi imelik hetk, ma mõtlesin, mida ma vastan selle peale oli. Ma käisin keset koolipäeva, mul oli nagu vaba tund, siis ma käisin kulmuhooldes, ma tulin tagasi. No need kulmud on esimesel korral nagu, ta on suht toveline. Gert vaatab mulle otsa ja ütleb, et sul näos midagi imelik, aga ma ei saa aru, mis see on. Kuulge, need küsimused, mida ma küsin, vaata.
Need on küsimused õpetajatele hoopis. Oota, täiesti moodi. ma tahaks öelda Genert. Samas, jah, Genert äkki, et viib ellu, mis ta on mõelnud, sest ta on hästi enesekindel. Ta on väga kindel endas kõigites asjades, mis ta teeb ja tal on nagu hästi selge siht tulevikuks. Ma mõtlen, kellel on kõige loovam mõtlemisviis, kõige teistsugusem. Mattias Varro. Mattias Varro. Ja mingi Genert või midagi. Ta on väga siukse nagu laia silmaringiga, aga jah. Ma ei tea, ma ütleks Romi, sest ta tundub aktiivne, ta teeb nagu asju, tal oli see mingi ja ta võitis mingi sama. Ja nagu, kui viitsib teha, siis nagu jõuab ära tõesti ka kuskil. Props Romi, jah. Riko. Jalgpall ja praegu filmib siin kõike. Raudselt teeb midagi tulevikus. Hollywood. See on mingi siuke, kes võib olla kuskilt varjust ja lihtsalt soojus võib mingi käri paavst. Hugo võib olla. Äkki Hugo on mingi, ma ei tea, äkki teeb mingi 240 paavst või midagi. Jah, seda Hugo teeb samas nagu... No ma ei tea, jah. Ta on vaikne kutt, aga nagu... See on okei. Pärast on nagu tuleb kuskilt mingi kadunud briljant. Kunagi ei tea. No jah. Äkki Tormi, kui ta ennast kokku võtab ja ei ole nii naiskena. Ma ütleks ka Laanekas. Ma ütleks Laanekas, ta on üks poliitik. Ma ei tea, Dominik äkki pigem. Ma ütleks midagi. Ta tundub nagu, sest et praegu ta juba tegeleb mingi ettevõttega. Ja ta on kuidagi selline nagu sihikindel minu arust. Martin, ta lihtsalt tuleb millegi peale. Äkki Dominik? Võib-olla jah. Ma ei tea, tas tundub midagi sees veel, mida ei ole näinud. Ja et ta mõtleks välja midagi nagu uut või midagi. Ma tean, et mingil hetkel Romi tahtis ajakirjandusse minna. Ma nüüd hetkel ei tea, kas on ikka veel plaan või ei ole. No siis ma arvan, et tema kindlasti suudab toota lugusid, mis on tähtsad nii talle kui suuremale üldsusele. Ma ei tea, Dominik arvates teeb midagi nagu huvitavat. Tal on see oma stiil ja oma see laudel business ja mis iganes. Ma teeks kõige põhilisema panuse Gert Laanemetsa peale, sest tema on selline paras slikerda, ta tuleb igast olukorrast puhtalt välja, teeb ta tehisaruga või mitte ja vahele läheb ikka lauldes edasi, nii et tema saab kõigega hakkama. Selles mõttes, et ta pudeli otsast õpetab Iin. Ja pudeli otsast õpetab Marek. Ma ütleks ka Marek. Iin pigem jääb ja Fenrix teeb. On kahju seda. Suudab kokku võtta ennast. Ja kahju seda tüdistada, aga Marek. Kuna ei ole täpsustatud, mis pudel, sest ma ütlen Robin Iin, sest ta juba on selle Coca-Cola pudeli otsas. Mina pakun, et ma ei tea, mul on mingi kahtlus, et äkki Gregor või Marek. Ma oleks ka Marek pakkunud, sest et koolis ta ei käi ja me ei tea, kus ta on, nii et... Ja me ei tea midagi ta tegeleb. Iin. Mingi Mattias või Iin või keegi. Või nagu Iin alustas pudeli otsas, see on lihtsalt nagu... Pudeli otsas lõpetab Tehvori. Tegelikult Gregor on ka päris kuiva kurguga, ütleme niimoodi. Seppu lõpetab puudes. Aga ta joob mingi 4 päeva tervesse juba. Tegelikult neid on päris palju. Meil asja on eriline selle poolest, et meile meeldib juua. Ütleks ka Björn. Ma arvan, temast saab ikka maailmameister discgolfis. Aga ma kahtlustan, et ta tuleb siuke karjääri tipp. Ja siis tuleb siuke loo ka, et karjäär läheb perse, tuleb mingi draama ja tema on pudeli otsas ka siis. Stalis loos. Kindlasti pudeli otsas ei lõpeta Iin, sest kõik arvavad, et ta on selline nolk ja ei viitsi midagi teha. Võib-olla hetkel ongi, aga tegelikult ta võtab ennast kokku ja teeb hea firma. Ja joodik on siis, ma arvan, Mattias Värva. Pole kunagi joonud, aga kui esimest korda joob, siis kindlasti hakkab meeldima. Kasper. Marek. Tegelikult ma ütleks ka Kasper nagu. Okei.
no Imo ikka kõik võivad minna meil siin poisid. Igalühel on potentsiaali. No kõik ikka ei lähe. Ei no võib. Hugo Sotile ja samas Hugo just võib-olla. Reaalselt. Ta teeb nagu meile kuksupetust. Jah, ma mõtlengi, me ei tea tegelikult. Ma ütleks Kasper, ta ütleb, et ta ei sõida purjus peaga, aga... Ma ei sõida purjus. Ma ütleks... Kui see Apple läheks, siis see on ka prossa autoga midagi seal. Paneb crash'i kuhugi või... Crash'i paneb mingi 200 üle. Või jah. SA-ga läheb vangi võib-olla Marek. Ma ütleks siin pigem. Ma ütleks ka Marek. Ma arvan nii, nagu kõiki neid. Ta proovib mingi illegaalsed asju. Ta vist on, kas me peame rääkima IHV ärist vist. Jah, ma ütleks ka. No ise valige, kas töötate sisse. Marek Viin siis ühesõnaga kahju. Iin oli suht lähedal vähe hullemale asjale. Siis kui ta seda savu diilis vahepeal. No, meil on härra Valga poolt isiklikult 11. klassi. Palju sa Jüri Konsumile sees oled? Jah. No vaata, tuleb see varastamine, tuleb diilimine, tuleb tegemine, tuleb ilma lubadeta sõitmine, mootorrattal, nii autol. Ma ei tea, millest nad räägivad. Ma pakuks Marek, ma ei tea miks. See, et ta on see aasta nagu mingi 3 korda ainult kohal käinud. Ja, kus ta on? Me ei tea. Sellepärast, siuke mystery. Marek kindlasti. Võib-olla laanekas. Tal on nagu kahtlased investeerimised. Ei ole, Otto. Ottol võivad jumal mingi kahtlased ärid kuskil olla või temast tuleb mingi ärimees ja siis ta teeb mingi makse ei maksa ja riigi ees varjab mingeid asju. Ma arvan, et seal on suur tõenäosus. Iin või Kasper? Kasper on nii tore sportlane. Tore sportlane ja autopulli. Ta on ralliäs. Ta on siuke Ott Tänak, aga päris rikluses. Kartan, et ikka Iin. Või siis Marek. Marek, jah. See on ka defo Iin. No selles suhtes kogu aeg keele terve klassi vastus on sama akadeemi. Kõik ütlevad Iin. Adrian ei lähe. Adrian kõik otsas. Ta on niikuinii. Ma olen igatsu õpetajaid. Need, kes olid normaalsed. Ma olen ka igatsema häid õpetajaid ja Jüri Gümnaasiumi toitu. Mul meeldib seda koolitoit ka. Pigem. Ma vist täpselt ainsad, kellele meeldib see. Kõne kolmapäev. Kõne kolmapäev. Kõne ja siis Mati pidas kõne iga kolmapäev. Täiesti ise mõtles. Mati kõnesid. Vetsukõned. Vetsukõned on täitsa suht head. Ma ei tea, miks ta ei tee neid enam. Ma ütleks, et võib-olla need 10. klassi need bussisõidud, kus me üldse nagu tuttavaks saime enamustega ja nagu need on siuksed nagu vahet ei ole, kas meil oli nagu raske päev või meil oli nagu siuke kerge päev, siis me läksime pärast kooli nagu läksime kõik bussi ja ma ei tea, meil oli alati fun ja lõbus ja jah. Ma nagu igatsen just seda Jüri kooli juba nagu. Mulle ei meeldi siin. Ja seal oli parem. See on nagu palju hubasem oli seal ja siuke nagu noh. Cozy. Nagu klassitunne oli nagu rohkem klassitunnet oli siin nagu. Siin sa oled nagu loomaaia-puuris, vaata, et kõik käivad mööda ja vaatavad. Sepu kann on massive. Sellest ei saa viisalt nagu. Karl, Primmispeput. Sama Kasperi teeb Primmispeput. Ma teeksin esimene oleks Romi, siis ühte tüdrukut oleks nagu vaja tööle, kui ma oleks ka ja siuke realistlik on ju. Teiseks võtaksin, võtaks Laaneka, kellegi peavad ideed tulema, kuidas ära saada. Ja siis võtaks Riko, ta on nagu füüsiliselt heas vormis, et ikka ta jõuab mingeid asju tossida ja neid sealt ära viia. Ta on nagu ajus ikka. Ja no kindlasti, et ta ei ole loll nagu, et ta on ikka tark. Mina võtaksin Karli. Mida sa Karliga teed? Karl on nii tark, ta teab kuradi, et mis marju mitte süüa, mis marju tohib süüa. Teab küll, jah. Riko, Mati, Dominik. Võtaks Toma, kuna Tomal on need crafting skill'id päris head. Siis teisena ma võtaksin... kelle ma ütlesin? Robin. Iini võtaksin jah, sest et mul on siuke tunne, et see on hea entertainment ja sa saad nagu välja elada kellegi peal. Ja siis kolmandaks, ma võtaks Mati. Mati on siuke lae selg.
no Toma saab tule põlema, ta oskab ellu jääda. Ma ei tea, kas Kenju või Rops siis. Kenju on nagu norm. Rops on ka norm. Rops on parem kui Länn. Aga Rops saab vahel närvi. Länn pole isegi kunagi nagu jutus olnud sellest tohtuma üles kunagi. Kui mõlema mõttes need cancel out ivad. See on põlematut. Okei, ütleme Rops siis. Ja tegelikult siis on Kenjut ikkagi vähe. Kenju peab jooksma toidu järel. Number 1 ma võtaks Björni. Ta õpetab mulle discgolfi selgeks siis mul on nagu meelelahutus seal natukene. Number 2 võtaksin, kes mul oligi? Oota nüüd. Dominik püüab mulle kala ja tema püüab mingi hull hunter kindlasti. Ja siis ta võtab oma paadi veel kaasas, me saame veel ära põgeneda sealt saarelt, on ju. Ja 3. ma arvan võtaksin Kennerti, sest Kennertil on hästi huvitav maailmavaade ja tema räägiks mulle igasugustest mindseti raamatutest ja David Cogginsist. Ma mõtleks ka, et Toma tuli põlema saada, sest ta oskab kala ka püüda. Kuulvad sealt hästi. Et siis Kenju saab ka saab toidu kätte. 3. Aga ma võtaksin kindlasti kaasa Marteni, sest mul on jäänud mulje, et Marten viitsib väljaspool kooli ka tööd teha. Ma olen näinud Marten. Sinu võtaks kaasa, siis sa teeksid töö, siis ma ei peaks muretsema. Siis ma võtaksin kaasa Mati, sest Matiga ei hakka igav, kogu aeg on lõbus. Ja siis ma võtaksin kaasa Rikko, sellepärast, et siis püsib kuidagi nagu see vaimne pool ei mandu, et siis mul on kellegiga nagu sellist intelligentset juttu ka rääkida. Ma võtaks võib-olla Anni ja Elina. Keegi kellega nalja saab ja mõttega äkki jookseb. Ja ma ei tea, poistest ma ütleks ikka äkki ka Kert. Tundub ka siuke loogilise mõtlemisega. Esiteks võtaks Mandri, sest et Mandri kui tulevane kinnisvara seesamanegi maakler leiaks see meile katuse aluse kuskilt. Siis võtaks Otto, sest et juhtumisi, kui me kellegagi kuskil kokku satume, siis ta kindlasti suudaks meile sebida mingeid vajalikke asju. Ja siis ma võtaks Anni, kes on nagu see mõistuse hääl selle kõige kreisi keskel. Võtaks Dominiku samal põhjusel. Kennerti või Riko. Üks on siuke kaitse, teine on ründaja. Ja siis ma mõtlesin Tormi peale, et on mingi järgmised trapid valmis. Mina võtaksin Dominiku. Siis ma võtaksin Kennerti, sest ta suudab kaitsta mind. Ja siis ma võtaksin Iini. Miks mitte Berit? Või Tessa? Iinne vähe rohkem. Ja Tessa ka, jah. Tessa on see? See on minu list. Siis sa näed, kas sa näeb ikka. Mina võtaks kindlasti Romi, ma olen naljakas. Siis poistest ma võtaks Ropsi, see on siuke muhesein. Ja siis viimaseks ma võtaks äkki... Ma arvan, et Aanekaga ma ei saaks hakkama seal vennaga, et mu kassiks ära lihtsalt. Ma teda ei võtaks, et äkki Dominik või siuksed rahulikud, chillid, asjalikud. Ma ütleks ka, et Toma, ta on jah reaalselt nagu taskunuga, kõike teeb. Ma võtaks Otto, ta on siuke lihas, ajab neid loomi taga nagu gorilla. Ja siis mõtlesin Ropsi ja see läks hulluks. Ma võtaks Marteni, sest ma olen suht kindel, et ta suudab nagu millestki midagi teha. Ta tundub siuke, et ta on nagu siuke ellujäämis nagu... Bear Grylls või? No põhimõtteliselt. Siis teiseks, kui ma ei tea, kas ma suren sinna sellesse saarele või mitte, siis pole ju vahe, kuidas ma suren. Gert Laanemets, kes võib mu surnuks rääkida. Ja 3. ja see testosterooni veits vähem oleks, siis ma arvan, et Jessica äkki. Siin on esimene, temast saab palju ressursse. See on hästi hull ikka. Mattias, Toma, Iin. Mattias on hea valik, ta on siuke spordimeelest ta on. Ma valiksin Rikko järgmisena. Tal on väga palju staminat, kui näetaks. Ja
jaksaksid klassi teha pikka aega ju. Mul ka see hakkas juurde, nii et ma olin ka... Sul on 3... Ma liitsin Tomiga tegeleda. Sul on 3 filosoofi, kelle vahel valida. Kas Karl, mina või Tomi? No jah, ma arvan, et ma valin nüüd oma... Tal on palju juukse, neid saab põlema. No siis ma arvan, võtan jah siis Dominiku kindlasti S-aks. Võtaks ikkagi Rico teiseks. Tundub ka, et saab siis natukene pulli ka ikka, et sellist positiivsust on ka Saarele vaja. Siis võtaks Gerdiga kaasa, kui see arvan, siis saab eriti palju pulli seal. Ma võtaks Miia, äkki ka Rico ja siis Dominik. Tundub siuke. Võtab. Ikka Dominik esimene, sama põhjus. Rico või Mati. Kütivennad jooksevad loomadel järgi. Palju staminat. Arv, ma võtaks Toma, ta ehitab mulle mingi ägeda shelteri sinna ilmselt esimese paari päevaga. Siis ma arv, võtaks Laanemetsa. Kõik maailma uudised saan kohe teada. Ise ei pea absoluutselt kursis olema. Ja Sepu. Ma võtaks ka siis Dominiku, ma arvan. Hea metsamees. Siis Mati oskab hästi palju nalja teha. Pole igav siis. Ja ma ei tea, äkki Björn nii pikk, et saab siis, ma ei tea, fookusid võtta palju selles aastaks. Lennub ka mööda seda venda ikka märkama. Show läheb edasi viimase osaga, kus ei keegi muu kui El Mati esitab oma just välja tulnud singli. Laul kannab nime El Mati Style ning see on pühendatud tema südamesse kirjutatud G3B klassile. El Mati Style. Mati Style. Olen Mati ja tahan maailma vallutada. Klassivanem ja presidendi varsti üle võtan. Lollid lapsed ei taha mulle kuuletuda suu kinni. Ma otsustan. Kasper Sebastian, minu lemmik Nummipummi, Marek Esaru, narkomaanist Ed Sheeran, Elina Nilender. Tal meeldib vetsuskiimul käia Kennert Liinamaa, lihtsalt nii rõve. Gregor Kangur, Elerin Aru, Robinin, Inrik Spiil, Anni Põldmaa, Miia Maria, Sirle Kristi, Vesi ja Peerid. Tulge mulle järgi, näitan teile teed. El Mati Style. Mati Style, El Mati Style. Mati Style, El Mati Style. Ei, klassivanem, El Mati Style. Ei, eks-klassivanem, klassivanem. Nii tore klass ilma teieta ei suudaks. Teie nimel vajadusel rongi ette hüppaks. Ma olen parim klassivanem, kõik seda ju teavad, lihtsalt kuula issi sõna. Kertu ja Lisi, hästi omamoodi vennad Gert Laanemets. Miks jääb nii palju Dominik Semmel? Lihtsalt haigel Tšiki brother, PJ Marrandi, discgolfistar. Karl Dessa, Adrulisette, Lisandra, Kass, Jessica, Värk, Romi, Toomi, Otto ja Ropsu, Tormi, Hugo ja Mango Man. Tulge mulle järgi, näitan teile teed. El Mati Style. Mati Style. El Mati Style. Mati Style. El Mati Style. Ei, klassivanem. El Mati Style. Eks-klassivanem. Klassivanem. El Mati juhib kogu maailma. Baby, tule issi, näitab üllatust. El Mati juhib kogu maailma. Baby, tule issi, näitab üllatust.
El-Mati Style, klassi vanem, ei, klassi vanem, El-Mati Style, ei, X-klassi vanem, klassi vanem, El-Mati Style. Leidsin fäti, kõigi lemmik. O fäti võta kinni, tule mu järgi. Leidsin mehe, ilus ja priske. Ma ei teadnud, et oskad nii hästi võtta põske. Olime noored, kui nägime, nüüd oleme mehed. Ma ei lase sul minna kunagi. Fätilis vaata mind, ei taha ära lasta sind. Varsti lendad ära nagu su lind. Robini, vaatan sind klassis, voldid paistavad, haarad kokka, tahaksin kätte vahele, kui sa mängisid klouni, mõtlesin ise oma peas, aga ütlesin välja, sa oled lihtsalt elevant. Ma leidsin mehe, tugevam kui keegi, keda tean. No imeline temperament, kõige vahvam. Leidsin mehe, kes oskab paremini judot kui mina. Oskab ise, oskab õpetada noorukei. Olime titad, kui nägime, nüüd oleme mehed. Loodaks veel kohtuda kunagi. Ükskõik kuhu viib meid tee, ilma sinuta poole elu see. Igaveseks jääd mulle meelde. Kennukisu, vaatan sind klassis, nunnult istud seal. Lihtsalt unistan, kuidas saaks olla sinu peal. Nägin lapsi näppimas, mõtlesin ise oma peas. Ei taha sinuta kui kooli poole enam. Elame kõrvuti, võiks ühes majas. Lähme koos jõmmi, tahaks su perset käppida. Ma usun, mida näen, nüüd tean, mul on parim klass, kelleta ei suudaks. Te olete, ma ei vääri seda, kutid te olete bestid. Olete bestid.
been so long, we're glad we came before we gathered fame or had a name. A story hasn't changed with accolades, we're still standing and we'll be back again. It's been so long, we're glad we came before we gathered fame or had a name. A story hasn't changed with accolades, we're still standing and we'll be back again. Standing in line, 15, couldn't wait, couldn't fathom any talent in rhyme. Had to get mine, granted in mind was my rapping that I thought would never happen in time. Odds stacked to reject us, attacking the hecklers. Reckless with rap, till they had to respect us. Laid tracks, never asked for jack for my efforts, cause everything we do comes back to affect us. And as long as I got lungs, I'ma say this. As long as we get love, we got some that'll hate us. Whenever change is done for the faithless, I only keep my favourites on somebody's playlist. Ain't enough paper for the names I gotta mention. Without them, no way you would've made it a profession. I wouldn't trade it for a day of my obsession. We staying dedicated to perfection. It's been so long, we're glad we came before we gathered fame or had a name. A story hasn't changed with accolades, we're still standing and we'll be back again. It's been so long, we're glad we came before we gathered fame or had a name. A story hasn't changed with accolades, we're still standing. Oleme siia kogunenud, et tähistada meie toreda ja armsa klassikalaaslase sünnipäeva. Gregor. Some say it's even confusing that I'm still standing cause I'm keeping it moving and I'm still champion, we keep on improving.